Tere! Oma keskkonnajälje vähendamine võib ühele üksikule inimloomale tunduda ütlemata keeruline ülesanne. Kui aga paljude soovid ühes kohas kohtuvad, on ka tulemused selgemalt näha. Vaatame siis. On hea, kui on käeulatuses tops, millest vajadusel jooki rüübata, aga seesama tops ja loendamatu hulk taldrikuid, nuge ja kahvleid muutuvad prügiks samal hetkel, kui sa need käest paned. See tähendab seda, et tema kasutusaeg on võib-olla ainult 2 minutit, aga looduses lagunemise aeg üle 20 aasta. Võib-olla peaks midagi paremat välja mõtlema. Parim prügi on ikka see, mida ei tekkinudki, nii et ükski nõu ei peaks üldse kuskil lagunema, vaid olema kasutuses korduvalt ja jälle uuesti. Siin on 2 erinevat moldi, siin on erineva mahutavusega topsid, erineva eesmärgiga väike viinapits ja veinipokaal. Aga teoreetiliselt on ju nende anumate sortiment lõputu. Me olemegi selle valiku teinud täna selle põhjal, mida tegelikult ürituse korraldajad ja näiteks nende müügipunktid vajavad. Tulevikus peaks seda valikut siin laiendama, näiteks noad või kahvlid on siit puudu. Aga kuidas sa jõudsid sellise asjani, et sa oma üritustel korraldad niimoodi asjad, et sa kasutatakse korduvkasutatavaid nõusid? Kuidas see sulle üldse pähe tuli ühel päeval? Ma arvan, et siin on nagu mitu niisugust aspekti, et üks asi kindlasti on see, et suurem ürituse korral sa näed palju mingisugust prügi nagu tekib pärast üritust ja ega see tegelikult väga meeldiv ei ole ja korraldajale on ka lisakulu, et kõik see jäätmekäitlus ja kõik see sinna juurde, eks. Lisaks, kui see üritust korraldad ikkagi sellises kohas, kus ütleme tavaliselt üritust võib-olla ei korraldata, kas see on vabas õhus või mingisuguses muus kohas, siis kuidas ma ütlen, see ühekordne tops, ega ta väga seksikas ei ole. Et ma arvan, et need on 2 niisugust põhiasja, mis nagu on pannud nagu panditopsi kasutama erinevatel üritustel. Pandipakendi lahendusega on kogu Eestis 2 aasta jooksul ära hoitud juba vähemalt 365 000 nõu prügiks muutumine. Ja statistika näitab teisigi toredaid numbreid. Näiteks Paides arvamusfestivalil suudeti korduvkasutatavate nõude abil vähendada prügiteket lausa poole võrra. Kogu möödunud suve jooksul jäi üle Eesti tekkimata 4 tonni jagu jäätmeid. Et see, et üritustel peab tekkima mingisugune prügi, et see on ajalugu, et selle mõtteviisi me võiksime saata nagu ajaloo prügikasti. Ja kui kaua selline tops vastu peab siis? No, mitu tsüklit? Tootjad ütlevad meile, et 100–500 pesukorda. Nii et jah, võrreldes sellega, et sul on võib-olla kasutusel üritusel see ühekordne tops, eks ole, mida sa kasutad kuskil 15 minutit ja viskad seejärel ära, siis selle keskkonnahoidlikkus ikka on märksa suurem. Mis takistab mul seda ära viskamast? Üritusel, kui sa lähed ostma endale mingisugust jooki, siis sa maksad selle topsi eest tagatisraha. Ehk siis ta maksab 2 eurot ja kui sa oled nüüd keskkonnahoidlik ja hoolid oma raha, siis sa lähed tagastad sinna müügipunkti, kus sa ostsid või üritusel olevasse tagastuspunkti ja saad oma raha täies ulatuses tagasi. Lihtne ja võimas pesumasin teeb nõude uuesti ringlusse saatmise õige lihtsaks, kui ainult jõuad kiiresti lindile laadida. Tunnis saab puhtaks 3200 topsi või 750 pokaali. Teeme siit välja. Ja siis põhimõtteliselt hakkab ükshaaval niimoodi ladumine siia pihta. Mina ei ole ka väga vilunud, et meil on siin pesija, neiud ja poisid, kes on väga kiired. Aga nüüd tulebki anda selle masinale ainult nii kiiresti hagu peale, kui jaksada. Et need topsid siis äsja läbisid siin selle eelleotuse või loputuse. Siin faasis nad lähevad põhipesusse, järelloputus toimub seal 3. kastis, seal faasis ja siis juba hakkab kogu kuivatus.
mis on juba 94 kraadi juures selleks, et mitte ükski veepiisk ei jääks näiteks siia topsi peale, et oleks ilus esinduslik sellest juua. Ikka päris palju vett kulub kokkuvõttes ju. Tegelikult see vesi, mis seal 3. faasis kasutatakse, liigub ju tagasi esimesse, nii et ka see vesi on siin ringluses. Et see tundub küll, et võib-olla veekulu on väga suur, aga tegelikult ei ole. Aga nüüd oletame, et tegemist on kuuma suvepäevaga, nagu näiteks läinud suvi oli. Kasutatud topside kast on jäänud päikese kätte sinna seisma või taldrikute või ma ei tea, mis asjade, mis anumate, kust on söödud näiteks, ma ei tea, grillliha või mingit kartulisalatit. See on nüüd jäänud sinna päikese kätte 12 tunniks. Et seal ikkagi juba, ütleme, hakkavad bakterid elama päris võimsalt hakkavad vohama seal. Et kas see masin saab neist ka jagu või kuidas? Jaa, ikka saab, jah. Kuivab ju kinni see toidujääde sinna. Sinu mõte on väga hea ja küsimus väga õige, et meie praktika näitab seda, et kui see tops või kauss jõuab siia pessu kuskil 42–72 tunni jooksul, siis seal ei teki mitte mingisugust elu. Aga kui juba on pikemalt päikese käes, siis tõesti võib seal juba tekkida võib-olla kerge selline halitus. Aga meie eesmärk ongi saada need topsid pessu võimalikult kiiresti. Ja kuidas me saame olla kindla topside hügienelisuses, et me teeme nendele teste luminameetriga ja seal me siis tuvastame, kas see pesu kvaliteet on nõutud tingimustel või levelil või mitte. Ma võtan ühe topsi siit, mis on läbi käinud sealt aparaadist nüüd ja kuidas sa nüüd siis selle pulgaga siis seda puhtust mõõdad. Mul silma järgi tundub, et päris puhas on. Iga viimse kui topsi testimine poleks mõistlik, aga pisteline kontroll näitab pesukorra kvaliteedi hästi ära. Sellele ma siis umbes 10 sentimeetri ulatuses kuskilt siit pinnalt valin selle osa, kus ma siis teen ja igalt poolt selle vatitiku otsa sellega kokku määrin. Siis topin ta siia tagasi ja murran ära selle nii-öelda korgi siit pealt, et see vedelik jookseks kõik siia testi juurde. Raputan seda natuke aega ja siis läheb ta juba siia masinasse sisse ja umbes 10 sekundiga siis tulebki see test. Näitab, et on läbinud testi ja tulemus on väga hea. 0 RLU, mis see tähendab siis? See näitabki siis selle hügieeni piirmäära, et ERLU-d on 0–30 on siis nii-öelda see roheline. Kui sealt üle 30–60 on siis see kollane tsoon, ehk siis peab vaatama hakkama, kas äkki pesuaine vajab suuremat doseerimist, kõik selline. Või siis, ja kui on üle 60, nagu siit näidatud juba on, et siis on midagi väga pahasti, et siis tuleb uuesti need pesta. Et siis see on testitud ja need saavad siis minna meil siia lattu. Ladu kõrgub laeni ja oma missioonile mineku aega ootab enam kui 300 000 toiduanumat. See tähendab, et Eestis ei ole ilmselt olemas suurüritust, kus neist võiks puudu jääda. Siin on nagu loogika ka näiteks loendamise kontekstis, et siin kastis on 207 topsi. Me teame täpselt, palju mahub siia ühte nii-öelda virna ja mitu siis virna läheb ühte kasti. Ja ürituste korraldajate jaoks või müügipunktide jaoks me sulgeme siis selle nende nimelise sulguriga. Sealt täpselt teavad ka, et kust või kellele midagi tuli, sest et meil teinekord võib olla näiteks suuri festivale, kus meil on võib-olla seal 10 või 20 juriidilist keha veel, erinevad müügipunkti ja me peame kõik ju eristama. Kas see esimene kord on ka meeles, kui sa kasutasid korduvalt kasutatavaid nõusid, et kas olid mingisuguseid kõhklusi ja kahtlusi ka sellise asja suhtes? Mingid kõhklusid otseselt ei olnud, aga mis me esimese üritusel aru saime, oli see, et inimesed päris täpselt aru ei saanud, et see tegelikult tähendab seda, et me küsime ju 2 või 3 eurot on ju panti selle topsi eest, kui ta üritusel on, et siis võib-olla see niuke töö juures seal, et kõik baaridaamid pidid seda selgitama, et näed, et kui te toote selle tagasi, sa saate oma raha tagasi, aga täna ma arvan, et nüüd need 2 aastat, mis siin suht hullult on seda kasutatud, baaridaamid ikkagist alati ütlevad seda, et see on panditops, siis juba kõik on tavaliselt niimoodi, et jah, me teame küll, mis see on. Nüüd ma siis joon selle tühjaks õlust ja nüüd ma siis panen tasku selle, sest et ma tahan ju varsti jälle õlut juua. No see on jah, külastajate enda valik tihtipeale, et kas nad soovivad selle näiteks kohe tagastada, aga eriti just veinifestivalidel oleme näinud, et inimene võtabki selle pokaali ja ta isegi ei too seda vahepeal tagasi tagastuspunkti, vaid ta kasutab terve ürituse vältel. Kui kaua selline
plastikust läikiv ilus klaas, et mitu tsüklit see nüüd tõesti kannatab seal masinas uhada ja kasti tagasi käte vahel ja nii, kaua ta on selline, ütleme, ilus ja meeldiv püsib. Jah, ma lõpuni tegelikult selle pokaali puhul sulle numbrit täna öelda ei saagi, et kuna me alles alustasime selle teenusega ja me oleme võib-olla käinud nendega läbi siin 10-15 pesutsüklit. No tootjad ütlevad, et võib-olla jääb sinna kuskil 100 juurde, aga pokaalide puhul jah, see kriipimise ja kraapsu nagu tekkimise oht sellele pokaalile on märksa suurem ja võib-olla me peame selle natukene varem ringlusest ära korjama, aga eks see nüüd selgub siis lähiaastatel, et kuidas see praktika tuleb. Üleskutse ka, et isegi kui sellel veinipokaalil või mis tahes pokaalil, smuutipokaalil on väike mingisugune võib-olla kulumisjälg nagu peal, et me ei pea sellepärast seda ju ringlusest ära võtma, et kui me näeme, et festivali külastajad taluvad seda väikest kriipsu ja kraapsu ja ei kaeba selle peale, siis me hoiame neid ka pikemalt ringlusel, et tegelikult see ei muuda ja selle tõttu selle joogi maitset. Aga selle eest saab olla meie loodus ja keskkond puhtama. Ja siis hiljem saab selle sama asja nagu uuesti üles sulatada ja samaks asjaks teha või? Veinipokaali puhul kasutatakse litraani, et see nüüd nii lihtne ei ole. Aga küll aga nende teiste topside puhul, mis me vaatasime, on küll ringlusse võtmise võimalus, et me saame selle suunata siis uueks topsiks taaskord. Seni on raudteetransport kõige keskkonnasõbralikum transpordiliik, mille inimene on suutnud välja mõelda. Ja kuigi maanteel liigeldes tundub, et kõik kohad on veoautosid täis, siis tegelikult on viimase 3 aasta jooksul rohkem kui 30 000 rekkatäit kaupu liikunud maanteelt raudteele. Asume rääkima multimodaalsest kaubaveost. Ma isegi ei tea, mitmendat korda ma seda siin Jälje saates ütlen, aga tee midagi uut iga päev. Ma hakkan kohe sõitma Operaili 72 tonni kaaluva Reachdeckeriga. Heidi sõidab 72 tonni kaaluva masinaga praegu. Mine konni. Kui äge see veel on. Et mina saan sedasi Operaili kaubalaadimisplatsil tõstukijuhi töövari olla ja uurida, kuidas käib süsiniku jalajälje vähendamine rongi ja maanteetranspordi ühendamisel, on tegelikult riigiettevõtte Operail mitmeid aastaid tõsist tööd teinud. Lausa nii edukalt, et 2019. aastal tunnustas Äripäev Operaili multimodaalse veoteenust aasta logistikateo tiitliga. Sanda, mida multimodaalse veoteenus endast kujutab? No tavaliselt multimodaalne vedu on vedu, mis koosneb vähemalt 2 erinevast liigist. Meie puhul on see rongivedu ja siis autovedu. Kui nüüd sellist multimodaalse veoteenust ei oleks ja kõik need rekkad selle kaubaga liiguksid ju sellisel juhul mööda maanteed, mis see meile tähendaks? No tegelikult ma arvan, see oleks super suur katastroof. Esiteks on arvutatud, et raudteevedu kasutab kuni 4 korda vähem kütust ühe tonni kohta 100 kilomeetri peale. Ja tegelikult juba sellest keskkond päris palju võidab. Kaupade liigutamine mööda raudteed on keskkonna seisukohast ilmselgelt ülioluline, aga vähem tähtis pole ka liiklusturvalisus. Kellele meist ikka meeldib kaubaveokite vahel traageldada? Kauba toomine rööbastele kindlasti teeks meie liikluskultuuri paremaks ka. No ma saan aru, et viimase mõne aasta jooksul on ta juba tegelikult teinud meie liikluskultuuri oluliselt paremaks, et mitu rekkatäit kaupa te olete maanteelt ära suutnud juba võtta? No tõepoolest, meie mahud aasta-aastal kasvavad. Kui eelmisel aastal suutsime maanteedelt eemal hoida pea 13 000 kaubaauto-sõitu. 13 000 rekkatäit kaupa tuli rongi peale? Just. Ja kasv varasema aastaga oli 5000. Operail tegeleb kaubavedudega raudteel nii Eestis kui väljaspool, tegelikult lausa Soomest Hiinani välja. Lisaks veel vagunite rent ja gaasi ning vesinikvedurite ehitamine. Multimodaalse kaubaveo teenus on Operaili teiste suundade vahel justkui rätsepa ülikond, mis valmib tellija teenusepakkuja pidevas koostöös. Nii võidavad teenusest näiteks need, kel hooajaliselt vaja korraga suuri mahtusid liigutada.
Kevili koondab ennast Eesti suuremad põllumajandusühistud, kes tegeleb teravilja kasvatamisega ja sinna kuulub circa 153 põllumajandusettevõtet ja nad harivad 80 000 hektarit haritavast maast Eestis. Te liigutate üsna mitu tonni vilja. Miks te otsustasite raudteetranspordi kasuks? Raudteetranspordi kasuks otsustasime sellepärast, et me sattusime olukorda mõned aastad juba tagasi, kus Rõngu terminalid tuli rohkem teravilja sisse, kui me jõudsime sellest sealt eest ära vedada. Ja kui nüüd numbritest rääkida, siis keskelt läbi 1500 kuni 1700 tonni teravilja, ehk siis mingi 60-70 kormat teravilja toodi Rõngu terminali sisse ning tippperioodil 3000 tonni, see on üle 100 auto. Autotranspordiga seda teha on küllaltki, ütleme, töömahukas ja selles suhtes, et palju ressurssi läheb asjatult ja ebaefektiivselt läheb selle kasutamiseks. Selle jaoks hakkasimegi otsima juba mingi 5 aastat tagasi seda võimalust, seda Jääste raudteed pidi tarnima sadamatesse, kus siis sadamates toimub edasi eksport ülemaailmsetele viljaturgudele. Põnev mõelda, et Lõuna-Eesti vili korjatakse põldudelt kokku ning viiakse kuivatitesse. Sealt omakorda juba Operaili laadimispunkti ja siis mööda raudteed sadamatesse ja siis juba mereteed pidi näiteks Araabia maadesse välja. Kui ütleme, me raudteega saadame 48 konteinerit näiteks korraga minema, siis kui see panna nüüd autode peale, siis oleks autode rivi oleks ligi kilomeetri pikkune. Kahtlemata on selliste mahtude vedamine. Ta kindlasti võtab seda koormust vähemaks, maanteede peakoormust. Temaatika on selles suhtes üles ehitatud ikkagi sellele, et võimalikult ökonoomselt ja loodussäästlikult ja kasulikult seda asja teha. Autode puhul on ka muidugi teine teema see, et sellel kõrgperioodil on Eesti transporditurg nii ehk naa üle külastunud või tähendab, on rohkem vaja teha, kui on võimalik autosid leida. Et sul pole reaalset autot? Ja, et ei ole reaalset autot, siis samal ajal käib teed ehitus ja samal ajal käib viljavedu ja kõik on sellise suure mahuga tegemised. Nii-öelda, et me anname selles suhtes, kui me raudteed kasutame, kindlasti on selle suhtes oma panuse sellega, et nii-öelda viia seda näiteks kas või maanteed ehitamiski hinda natukene allapoole. Kaubad liiguvad kahes suunas. Põhja-Eesti sadamatest Lõuna-Eestisse, kus asub meie olemasolev plats, ja siis Lõuna-Eestist Põhja-Eesti sadamatesse. Ja tegelikult suund oleneb kaubast, et kui näiteks puidtooted, vili, turvast, puidgraanulid liiguvad Tartust sadamatesse, siis killustik vastupidi tavaliselt liigub sadamatest Tartusse. Aga lisaks sellele meil on veel üks suund olemas Muuga sadama ja Sillamäe sadama vahel. Aga vahe on seal selline, et kui Lõuna-Eestis ehk Tartus meil on oma laadimisplats, kui me teostame kõiki ümberlaadimisi, Sillamäel sellega tegeleb meie koostööpartner Silsteve. Ma tean küll, et sellised asjad võib-olla pildis ei näe sugugi nii efektsed välja kui see, mida ma siin päriselt ise tunnen, aga see, millised tehnoloogiad on tänapäeval kaupade liigutamiseks välja mõeldud, see on tegelikult üsna kummastav. See masin siin kaalub 72 tonni ja see tõstab nii tundlikult neid suuri, raskeid, tühjana 3 tonni kaaluvaid konteinereid, nagu see oleks mingi mänguasi. Me kogu aeg otsime uusi lahendusi, et mida võiks paremaks teha. Et näiteks meie Open Top konteinerid, mis on meie taga praegu. Me ostsime 75 uut konteinerit, 20 jalased. Open Top tähendab siis seda, et need on pealt lahti. Just. Ja selleks, et neid veel efektiivsemalt kasutada, me mõtlesime sellise lahenduse välja koos meie koostööpartneriga, kuidas nende tentide peale ja maha võtmine oleks veel kiirem. Varem see võttis aega mingi tundi aega, aga tänaseks tänu meie lahendusele meil on see aeg väiksemaks läinud 6 korda. Et praegu suudab autojuht peale tenti panna ja maha võtta ainult 10 minutiga. Kui tihti need rongid teie kaupadega siin sedasi mööda Eestit liiguvad? Tavaliselt meil on 3 kindlat väljumist Muugalt Tartusse ja Tartust tagasi Muugale.
aga kui on vilja- ja killustikuhooaeg, mis tavaliselt algab aprillikuust, sõltuvalt ilmast ja kusagil kestavad oktoobrikuu lõpuni, siis sellel vilja- ja killustikuhooajal meil on rongid praktiliselt iga päev. Et on hästi palju kaupa, hästi palju killustikku, mida tuleb tuua siia Tartusse, et suveti on ju hästi palju remonditöid siin ka Lõuna-Eestis. Kas teil on ka mingisugune miinimum konteinerite arv, et sellest vähem aga välja ei lähe? Praegu ei ole. Praegu töötame vastavalt tellimustele ja tellimusi tegelikult jätkub tänapäeval. Sisuliselt saab multimodaalselt vedada kõiki kaupu, mida on võimalik panna veoautode järel haagistesse või konteineritesse ja siis tõsta raudtee veeremile. Argumente, miks üha rohkem kaupu võiks maanteelt raudteele kolida, ei sea mitte ainult ettevõtete soov optimaalsemalt toimida, vaid ka globaalne kliimapoliitika. Ja ma arvan, et potentsiaali selles on hästi palju ja seda hakkavad mõjutama ka erinevad maksud, millest on räägitud ja lähiaastatel peaksid rakenduma Euroopa direktiividest ja mis siin tulevad ehk kõigele saastamisele lisatakse täiendavaid maksusid juurde ehk ees võib oodata tõenäoliselt seda, et erinevatele kütuseliikidele tulevad täiendavad maksud ja aktsiisid otsa, mis siis viivad seda rohepööret tugevalt edasi tulevikus. Ja tõenäoliselt teevad siis kallimaks nii-öelda maanteetransporti võrreldes raudteetranspordiga? Jah, täpselt nii. Kas see multimodaalsete vedude teenus on midagi, mis jääb Eesti siseseks või plaanite siin ka, ma ei tea, Soome ja välismaale laieneda? Ja, need tendentsid on, ma arvan, üle maailma samasugused. Euroopas aetakse need väga tugevalt edasi, pidades läbirääkimisi erinevate Soome klientidega, suure ettevõtetega, siis see selge suundumus on nendel ja nad otsivad lahendusi, et kuidas üha rohkem kaupu viia maanteelt raudteele, et keskkonnajalajälge vähendada. Lisaks sellele on meil tegelikult olnud koos Balti riikidega siin laual projekt nimega Amber Train, kus siis sisuliselt Euroopast tulenev kaup laetakse Leedus ümber meie Baltikumi raudtee rööpmelaiusele ja siit võiks ta siis liikuda veoauto tasemel läbi Baltikumi siis Tallinna sadamatesse ja sealt siis laevaga edasi näiteks Soome. Et selles suhtes see haare on kindlasti võimalik laiemaks viia ja sellel on perspektiiv ja tuleb. Et ühte rongi mahub kuni 100 kaubaveoauto võrra kaupa ja raudteevedu on kuni 4 korda keskkonnasäästlikum kui maanteevedu, raudteede efektiivsus ja veoautode paindlikkus ja kliendile pakutakse siis nii-öelda uksest ukseni lahendust. Ei tasu siis mõelda, et minust midagi ei sõltu. Meie kõigi väikestest valikutest saavad lõpuks kokku suured valikud. Katsume siis nii, et ka need väikesed valikud oleksid juba õiged. Kohtumiseni!